Täna alustame Blissi kohvikust Ela hästi saadet mehega, kelle kohta on öeldud, et iga eestlane tahaks vahel, et tal oleks selline inimene köögis kõrval. Minu kõrval on täna Eerik Orgu, kes on tuntud treener ja toitumisspetsialist. Jah, natukene vahetusse on need asjad nüüd läinud. Enne ma olin treenerina rohkem tuntud, aga nüüd siis olen võtnud enda huviorbiiti suures osas ikkagi eestlaste toitumise, sest see on see, mis vajab korrastamist. Vaatasin ennem su Facebooki lehte, et mitte ainult eestlaste toitumine, vaid suisa väikeste eestlaste toitumine on nüüd sinu südameasjaks saanud. Mis probleemid sellega siis nüüd meil on? Alustame sellest, et suhkrukogus on liiga suur, et kui väiksel lapsel nii-öelda siis soovitatakse või õigemini ei soovitata üle 3 teelusikatäie päevas tarbida, siis menüüd, mida ma näinud olen, seal on ikkagi ma ei tea, 15 teelusikatäit umbes suhkurt, nii et väga valget suhkurt ja lisaks sellele muidugi kõik igasugused töödeldud toiduained, mis siis sisaldavad, ma ei teagi isegi täpselt mida, aga see, mida me ei tea, mis see on, siis pole väga mõistlik seda süüa. Kui sa selle mullast välja tõmbad ja siis see nagu tundub sulle uus ja huvitav, siis on okei, aga mitte sellisel kujul, et sa vaatad peale, sa lihtsalt saa aru, mis asi on ja siis hakkad sööma seda, et see tekitab lastel päris mitmeid terviseprobleeme ka. Me räägime siis lasteaedadest ja lastest. Eerik on võtnud ette Jamie Oliverile sarnaselt siis mitte isegi sõja, vaid ristiretke siis eestlaste toidulaua parandamiseks ja alustanud oled sa siis lasteaedadest. Me istusime maha ühe lasteaia, mitte ühe, vaid päris mitmekümne lasteaia toitlustajaga ja vaatasime siis peale, mida teha annab ja sinna lisasime siis minu retsepte, mis ongi selline natukene uudne lähenemine, sellepärast et tegelikult, kui nüüd vaadata veel, mis lasteaedade menüüs vanasti või veel osades lasteaedades on, seal on vanaaegsed toidud, aga ometigi see, mis me siin täna tegema hakkame, on ju, ja kõik, kuidas juba täiskasvanud söövad, need, kes minu kava järgi toituvad, kaalust alla võtavad, tervis paraneb, on ju, enesetunne paraneb, siis nemad juba söövad, miks me siis lastele, meil nii-öelda järelkasvule, miks me neid minevikus hoiame. See on nagu minu mõte ja küsimus olnud, et toome neile ka sellised uued toidud sisse ja tegelikult suuresti on praegu veel väga paljude nii-öelda täiskasvanute või toitlustajate kätes ju tegelikult, mida laps sööb. Nii et ei tohi niimoodi mõelda, et minu laps ju seda ei söö. No kui sa teda kogu aeg selle suhkru peal hoiad, siis muidugi ta hakkabki seda suhkurt tahtma, no kes ei taha suhkurt, mulle ka meeldib suhkur on ju tegelikult, aga see teadmine takistab mul seda söömast. Mida sa mõtled selle all, et vanad toidud? Näiteks makaronid hakklihaga aitab ja selles mõttes vanad toidud, kui mina lasteaias käisin, siis minul olid samad toidud. Ma mäletan seda ja kui ma vaatasin lasteaia menüüsid, ma tegelikult hakkasin lasteaia menüüsid saama juba väga ammu, sellepärast et isegi kui ma Inglismaal elasin 10 aastat tagasi veel, juba siis jõudsid minuni tegelikult lasteaia menüüd, sellepärast et ikka eestlased said teada, mida ma tegin Inglismaal, tuttavad ja siis ikka öeldi, et näed, kas sa saaksid vaadata seda kooli või lasteaia menüüd, aga siis paraku ma põhimõtteliselt andsin ainult nii-öelda üks-ühele tagasisidet, on ju, et kahjuks on olukord halb ja ikka on leiva, supid, kõik asjad, need on kõik väga toredad, on ju, aga äkki siis anname neile väikse sellise 21. sajandi või siis praeguse ajane nii-öelda lihvi peale, on ju. Korjame sealt suhkurt välja ja teeme kuidagi maitsvamaks selle, on ju. Mina vaatasin kunagi oma lastega seonduvalt lasteaia menüüd ja ma ehmatasin, et puuvillad on alati kõige lõpus, et kui sa oled juba suure söögi ära söönud, siis viimane toit on puuvillad, minu meelest peaks olema just tagurpidi, et kõige lihtsam toit, eks ju. Mis siis sinu jaoks kõige üllatavam seik siis oli, kui sa hakkasid uurima neid lasteaia menüüsid? Kiluvõileib. Kiluvõileivad? Ma olen näinud, ja reaalselt muidugi ja mis ma olen seal veel näinud, on Nutella sai ja üldsegi saiakesed ja sellised konkreetselt halvad asjad, sest inimesed peavad sellest, nii toitlustajad, lapsevanemad, ideaalis lapsed ka, nad peaksid aru saama, et see ei ole, me nimetame seda toiduks, sest me saame seda mäluda, neelata ja mingil määral seedida, on ju, aga kõik need asjad, mis endale sisse süüakse, need asjad ei pruugigi ära seedida organismis, tänu sellele tekivad näiteks kas või kihukinnisused, on ju, ja sellest jällegi tulevad osadel või siis paljudel inimestel tekivad ka sellised nagu ärevushäired, sellepärast et soolestikusüsteem on väga tähtis, see peab korralikult töötama. Täna me teeme midagi palju tervislikumat. Mis asi see on? Täna me hakkame tegema vegeburgerit, mis ma ise ei ole taimetoitlane, aga ütleme niimoodi, et see satub minu menüüsse päris tihti ja väga maitsev on. Oad paneme sinna sisse ja mustatoad, sellepärast, et minu arust nendel on kõige ligilähedasem maitse kui ka tekstuur ja välimus tavalise hakklihaga siis nii-öelda, mida kasutatakse siis nüüd traditsioonilises burgeris. Ja siis me maitsestame selle nii ürtide kui ka siit paneme koriandrit, paneme chillit, paneme riisijahu, mis veel tõmbab natukene tummisemaks selle, paneme sinna sisse ka kus ta nüüd jäi, küüslaugu, siin on küüslauk ja siis me tahame sinna sisse veel soolaga panna.
Vot. Aga hakkame meisterdama ja vaatame, kuidas see meil välja tuleb. Sa võid mulle siis organiseerida ühe küüslaugu küüne, Ja. mille ma tahaksin, et sa hakiksid võimalikult peeneks. Ja kui sa seda varem teinud pole, võid algust teha, siis ma saan sulle näidata, kuidas see käib. Mina nii kaua siis palan need oad siia kaussi ja purustan kahvliga ära. Ei ole vaja midagi keerulist teha, isegi kui see väike tükk siia sisse jääb, see on täiesti okei. Kui mina nüüd tegin ühtepidi, nagu lõikasin küüslaugu tükid, eks ju, ja nüüd ma teistpidi lihtsalt hakkaksin niimoodi tegema. Kus sa teed? Sa teed nagu need kokad või niimoodi? See on omaette vaatab, et nii palun. Mina teen niimoodi, et ma lõikan siit külje pealt. Aha, sa lõikad diagonaalis. Jaa, seda võib igate moodi teha. Ja nüüd ma lõikan siis, hoian siit seda kinni. Nuga peab hästi terav olema, siis ta läheb ilusti siit läbi. Nüüd mul on juba, näed, siin kõik ühes tükis on ju. Ja. Nüüd siis hakkimise juures on väga tähtis, et see nuga võiks võimalikult lai olla, siis me ei tee endale potentsiaalselt haiget ja siis saab reaalselt seda tehnikat kasutada. Ja siis panen siia, hoian seda kinni ja see küüslauk on nüüd väike ja nüüd ma hoian seda igalt poolt kinni kuni siis ja surun vastu põhja ka, et need küüslaugu ribad, mis ma siin praegu tekitanud olen, ei hakkaks siis kuugile minema ja nüüd nuga liigub sellise liigutusega, et see nuga siit lahti ei tulegi. Paljud inimesed, mida nad teevad, on see, et nad üritavad hakkida niimoodi, aga siis ei tea kunagi, kui kõrgele see läheb. See peab olema selline ring ja see liigutus käega, teed sisuliselt ringe siin on ju. Ja noa ots on siis vastas siin. Ja siis lihtsalt siit niimoodi. Nüüd pole küüslaugu purustajatega midagi tegelikult vajagi. Ma proovin nii kaua ja. Eks neid tehnikaid on igasugused erinevaid, aga nagu sa nägid, see tundus nagu päris lihtne olevat. See tundus päris lihtne ja vaatame siis, kui lihtne seda järgi teha. Erik, mis muredega need inimesed su poole siis peamiselt pöörduvad? See on ikka see kaalulangetus? Jaa, 80% inimesi tegelikult põhjustavad 80% terviseprobleemidest, olgu see siis vaimne või füüsiline, põhjustavad tegelikult toitumisega. Sa puutud vaimsete muredega kasusega? No selles mõttes, et inimestel on selline probleem näiteks, miks neil tulevad halvad emotsioonid, masendus, isegi depressioon peale, kui mida hullemini nad toituvad, sest kui nad ei söö endale sellist asja sisse nagu makrotoitainetest valk, kus siis sisaldub omakorda aminohappe trüptofaan, mis siis omakorda meie kehas lisaks siis magneesiumile, B-vitamiinile, C-vitamiinile, mida me kõike muideks hakkame siin sisse täna sööma endale ja foolhappe, 4 ainet aitavad siis selle trüptofaanil muutuda meie kehas serotoniiniks. Oleks sa kuulnud sellisest asjast? Jaa, see on ju õnnehormoon täpselt, sellepärast peabki regulaarselt tarbima ka valku. On inimene taimetoitlane, sööb ta liha, mida iganes ta sööb, tal peab olema valk seal sees, sellepärast ja piisavas koguses. Kui sul on valida, kas sa tahad palju serotoniini või vähe serotoniini, siis kumma sa valid? No niimoodi, et oleks ikka piisavalt. No täpselt, siis sa pigem tahad palju. Ma ei julge palju küsida, ma ei tea, mis siis saab. Ei, palju ei ole midagi. No mul on selline tunne, et sina saad piisavalt trüptofaani saad endale sisse. Ütle mulle vahepeal, mul tekkis lühis, et eks ma lõikan nagu nii pidi või? Jaa, sa võiksid tegelikult niimoodi tahad vaata, küüslaugul on selline stabiilne. Siin ongi, nüüd tulevad igasugused sellised pikaajalised kogemused mängu, et kui sa ta siia paned, vaata, siis ta on selline väiksema pinna peal, nüüd on siin ja nüüd mina läheneksin selle asjale siit niimoodi 45 kraadi alt ja sellised teravad, kiired umbes niimoodi või? Jah, umbes nii. Näiteks see sobib väga hästi. Nüüd tuleks tükk juba vaatele. Siinkohal sa pead enda jaoks ära määratlema, kui kõvasti sa pigistad seda, kuidas sa selle noaga täpselt käitud on ja kui sa saad need 2 tegevust omavahel klappima, siis sul tuleb see väga-väga hästi välja. Mul laguneb koost. Oota. Ei ole hullu. Järgmine kord saad juba rohkem proovida. Nii, nüüd senikaua, küüslauk on meil juba olemas, siis läheb sisse mul siia koriander. Maitseb sulle koriander? Jaa, väga. Jaa, super. Nii, siis me paneme tšillipulbrit siia sisse. Paneme siis 2 näpuotsatäit. No nii, mis siin toimub? Aga sa pead harjutama. Võt siis, kui saade välja tuleb, siis sa saad uuesti vaadata. Ma loodan, et see jäi hästi peale. Aga ma ei tea, väikesteks tükkideks sai. Ei, läheb ja teinekord see tükk võib ka suurem jääda, siis on jällegi midagi hambal. Nüüd panen sisse riisijahu ja siis sibulat on meil ka vaja. Nii, sibulaga on oluliselt lihtsam. Lõikan sisse on ju ja nüüd sa teed tugeva liigutusega. Nii, sa võid selle lõpuni teha. Põhilised vead, mis siis inimesed teevad, ongi see, et nad söövad, ma ei tea, Nad ei söö toitainete rikast toitu. Inimesed keskenduvad sellele, et neil kõht oleks täis, ehk siis magu oleks täidetud, aga tegelikult number 1 peab olema see, et sul keha on toidetud. Ja inimesed tänapäeval nad ei tõlgenda kehasignaale väga hästi. Ehk siis läheb omavahel segamini isu, nälg ja janu. Isu on peas, nälg on kõhus ja janu ma ütleks, et on igal pool, sellepärast et võta vesi ära ja mis juhtub on ju.
Kuiv. Suu läheb kuivaks. Suu läheb kuivaks ja mida kauem sa ilma veeta oled, seda keerulisemaks, ütleme niimoodi, elada. See on umbes nii, et ma tahan, et ma auto sõidaks, aga ma ei taha sinna kütust valada. No siis sa ei sõida lihtsalt. Põhimõtteliselt, mida sa räägid, on siis see, et me ikkagi sööme selleks, et olla raku tasandil toidetud, mitte sellepärast, et rahuldada oma maitseisusid. Ühe baas asja juurde peab kindlasti igal inimesel kuuluma tervislik toit, sest see on kütus meie kehale. Et ma nüüd voolin siit valmis burgerid ja siis hiljem, kui need on praetud, siis kiiresti laseme leivaga soojaks seal. Kui tihti sa nende veganitega kokku puutud üldse? Söögu, olgu vegan, olgu mis iganes toitlane, lihtsalt, et su makrotoitained oleks ilusti kaetud, baasvajadus minimaalselt oleks kaetud, keskmine vajadus võiks olla tegelikult, see on veel parem. Ja siis palun väga. Ja mul on toitumiskavas ka väga palju vegan toite, mida me siin ühte me neid siin valmistame. Mul ei ole selle vastu absoluutselt. Mõned inimesed arvavad, see, et seal lihatoit on, see ei tähenda seda, et mul on midagi veganluse vastu absoluutselt mitte. Mulle ise ka maitsevad sellised asjad, ma aeg-ajalt söön, päris tihti isegi tegelikult. Erik, toitumine ja trenn on ilmselgelt suur osa su elust, aga mis su hobid veel on või mis raamatuid su loed? Kui ma vaid seda pealkirja mäletaks, on inglisekeelne, selle kinkis mulle üks mu treener ja mul on ka treener tegelikult. Sul on ka treener? Mul on ka treener, kes mind aitab teatud toimingutega. Mulle meeldivad sellised raamatud, mis harivad ma väga juturaamatuid ei loe, selles mõttes, et keegi on mingi loo välja mõelnud. Et mulle meeldib lugeda sellised, mis nagu produktiivsust suurendavad. Ütleme siis nii-öelda eneseabiraamatud, aga miks mitte ennast aidata? Me ootame seda tegelikult, ootame ja tahame teistelt saada seda, aga seda võib väga suure töö võib ise ka ära teha tegelikult endaga. Ja hobidest, mis mulle meeldib? Mulle meeldib nüüd siin kevadel hakkan golfi mängima jälle. Õlg on terveks saanud. Ilmselgelt trenni, erinevad variatsioonid, rattaga meeldib mulle sõita ja toit on tegelikult mu väga suur hobi. Ja nüüd selle burgeriga on selline lugu, et kui ta näed niimoodi sahiseb, nüüd sa võtad ja teed pups. Siis ta on. Ma teeks seda, kui oleks üks, aga nüüd ma teen hoopis nii, et Peaaegu. Ei, ma võin visata küll neid. Nii, ja siit saab ka niimoodi teha. Väga hea. Ja selle burgeri puhul on selline lugu, et siia me tahame tegelikult korralikult ikkagi seda õlipoissi alla saada. Et see läheks võimalikult mõnusaks ja tegu on siis... Krõbedaks, jah. Sul on mingi nõks sellega ka raudselt või? Ma näitan sulle, kuidas siis ma selle kiviga toimetaksin. Ja nüüd löön kivi sisse ja nüüd keerad ja kõik. Väga hea nüüd. Wow. Nüüd siis hakkame burgerit ehitama. Paned peale ja nüüd vajutad tugevalt kokku. Nüüd tuleb pihv juba siit välja. Valmis, lähme maitseme burgereid. Teeme nii.